Tere tulemast kuulamas Vana Testamendi väikeste prohvetite 6. sarja ja täna on meil vaatluse all prohvet Miika. Miika raamatu sõnum on järgmine. Ta kuulutab Jumala õigluskorra lammutamise, ühiskondliku solidaarsuse kadumise ja korruptsiooni kasvu tõttu Iisraelile lähenevat kohut. Jumala vastus sellele on aga tulevane rahuriik ja Petlemma rahuvürst. Miika ajalooline ja religioosne taust oli tolle ajatu kontekstis siis selline, et ta suunas oma kuulutuse nii Samaaria kui ka Jeruusalemma rahvale enne Samaaria langemist Assüüria vägedele aastal 722 enne Kristust. Mõlema riigi puhul hakkasid patud levima nende pealinnadest, Samaariast ja Jeruusalemmast. Rikkad rõhusid vaeseid, vaestelt pressiti välja põldusid ja majasid, kohtutes väänati õigust, lokkas ebaõiglus, võeti altkäemaksu, peteti kauplemisel ja toimus üleüldine rikkurite ülekohus. Rõhuti naisi ja lapsi ja kõik selleks, et rikastuda vaeste ekspluateerimise arvel. Seda me loeme Miika 2. peatükis 8-9 salmini. Maaosad, mille Jumal andis kord igale Iisraeli mehele, hakkasid libisema kaasmaalastest rikaste võlausaldajate kätte. Välispoliitiliselt kasvas olukord kuningate Jootami, Ahase ja Hiskia ajal nii pingeliseks, sest Assüüria impeerium oli tõusmas oma võimsuse tippu ja Assüüria kuningas Tiglat-Pileser III oli alustanud impeeriumi laiendamist. Ta ründas Iisraeli äärealasid aastatel 734 enne Kristust ja allutas Põhja-Iisraeli juba järgneval aastal. Tiglat-Pileseri 3. poeg Salmanaser V piiras Samaariat aastatel 725 kuni 722 ja Salmaneser viienda poja Sargon II vägede juhatusel Samaaria langeski. Sealt edasi allutasid assüürlased pikema perioodi jooksul ülejäänud maa. Aastal 701 enne Kristus toimunud sõda oli Juudale aga kõige laastavam. Sargon teise poeg Sanherib vallutas kõik Juuda kindlustatud linnad. Ainult Jeruusalemm pääses imekombel ja seda me loeme 2. kuningate raamatu 19. peatükis 32. salmis kuni 36. salmini. Jeremiia raamat räägib meile, et Miika prohveti kuulutuse peale viis kuningas Hiskia läbi usupuhastuse, mis hoidis ära esialgse katastroofi ja seekord Jeruusalemm pääses. Seda me loeme Jeremiia raamatus 26. peatükist 17. kuni 19. salmini. Kuid kohtukuulutus, mille Miika andis 3. peatüki 12. salmis, jäi Jeruusalemma kohta siiski püsima. Jeruusalemm hävitati täielikult aastal 70 pärast Kristust. Kuid vaatleme korraks Miikat ja tema tausta. Tõenäoliselt on Miika lühivorm sõnadest Mika Jehu või ka Mika Jahu, mis on tõlgituna kes on kui issand või kes on issanda sarnane. Miika kirjeldab ka enda prohvetiteenistusse kutsumist. Raamatu alguses ta ütleb, et talle tuli issanda sõna ja see on kohe Miika 1. peatüki 1. salmis. Ja ta sai üleloomuliku nägemuse osaliseks, mis tegi temast Jumalast läkitatud sõnumitooja. Miika tuleb Moreset Katist, Juudamaa edelapoolsest osast, mis on 400 meetrit üle merepinna, vaatega rannikutasandikule paiknev juudi küla.
Mooreset Katt asub Vilistide linna Kati lähedusest ja see on umbes 35 kilomeetrit Jeruusalemmast. Mõned salmid viitavad sellele, et ta võis olla väikemaa omanik ja põllumees. Miika elas ja tegutses Juudamaal kuningate Jootami, Ahase ja Hiskia aegu, seega vahemikus 740 kuni 686 enne Kristust. Ta ründas oma kuulutustööga kurjust, korruptsiooni ja seda nii Jeruusalemmas kui ka Samaarias. Tema protestid olid suunatud rõhumise ja vaeste ekspluateerimise vastu. Miika kuulutas ka tegelikult valeprohvetite vastu ja sellest me loeme Esimese kuningate raamatust ja seal on juhtum olemas, mis näitab Miikat kui issanda õiget prohvetit. Kuid vaatleme korraks, kuidas Miika raamat jaotub. Miika raamatu võime jaotada 3 osaks. Esimene osa on Miika peatükid 1 ja 2 ja see sisaldab kohtukuulutust Juuda ja Iisraeli pealinnade Samaaria ja Jeruusalemma üle, eriti aga sealsete ülekohtuste rikaste üle. Sealsed lõpusalmid sisaldavad aga päästeteotust ülejäänud rahvale. Raamatu teine osa võtab enda alla Miika 3. peatüki kuni 5. ja see sisaldab süüdistust Iisraeli ebaausate juhtide vastu, Jumala suure rahuriigi tuleku teotust ja päästja tulekut Betlemmast. Miika raamatu 3. osa võtab enda alla 6. ja 7. peatüki ja annab edasi Jumala noomituse ja toob samas esile Jumala tahte oma rahva suhtes. Lähemalt kirjeldatakse rahva moraalset laostumist, kuid veelgi jõulisemalt kõlab Jumala halastuse sõnum ja looja hülistus. Kuid milline oli Miika sõnum omaaegsele rahvale? Miika kuulutab kohut rahvale, kes on sotsiaalselt, poliitiliselt ja inimlikult laostumise teel. Prohveti kohtukuulutus, mida me loeme Miika 1-3, 6 esimesest salmist kuni 7. peatüki 7. salmini, näitab, et on sügavalt riigi ja ühiskonna kriitiline. Klassiühiskonna teket hakkab soodustama võlaorjus, kuhu väikemaa omanikud on sattunud suurte riiklike projektide elluviimise tõttu. Sellise ülekohtu taustal ei kutsu Miika enam üles pöördumisele, vaid kuulutab juba kohut. Kuid nii kõlavad kohtukuulutused annab Jumal nende seas ka alati päästelootuse. Õndsuslooliselt kuulutab Miika Jumala rahuriigi tulekut, kus rahvad lõpetavad sõjategevuse ja saabub rahuaeg. Seda me loeme Miika 4. peatükist 1-5. salmini. Nagu teise kuningate raamatust loeme, pöördus kuningas Hiskia prohvet Miika kohtukuulutuse peale, kuid tema meelemuutus ei kestnud kaua ja see siilutas teed veel sügavamale äralangemisele ja seda me loeme teise kuningate raamatu 21. peatükist 1-12. salmini. Piibel õpetab, et kuna inimene oma nõrga iseloomu tõttu ei suuda Jumalale meelepärane olla, saab lõplik abi tulla ainult Jumala käest. Seetõttu saadab Jumal päästja. Miika 5. peatükist 1. kuni järgnevad salmid. Miika kuulutabki, et päästja tuleb Betlemmast ja kes saab valitsejaks Iisraelis ja kes põlneb muistmispäevist igiaegadest. Kuid vaatleme nüüd, milline on Miika raamatu sõnum tänapäevale. Miika raamatu sõnum on tähendusrikas ja vajalik ka tänapäeval. See ütleb, et kui rahvajuhid väänavad õigust, lasevad kasvada ülekohtul, soodustavad korruptsiooni ja vägivalda, siis Jumal ei vaata seda ükskõikselt pealt. Ta sekkub. Jumala karistus toob endaga kaasa riigi ja valitsuse langemise. Teine Miika raamatu sõnum, mis on meile meeldetuletavaks hoiatuseks, on silmakirjalikkuse oht.
kui inimesed väänavad õigust, teevad teistele ülekohut ja elavad patust elu, siis ei ole Jumalal heal meel ühestki ohvrist ega ka Jumala teenistusest. Üks põhilisematest asjadest, mida Jumalt meilt ootab, on see, et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid anandlikult koos oma Jumalaga. Miika 6, 6-8. Miika raamatu 3. raskuspunktiks on päästja tulekutõotus. Miika 5, salmid 1 ja järgnevad. Kui Miika oma prohveteeringu sai, siis päästja saabumiseni läks veel aega üle 700 aasta. Kuid see tõotus kannab oma mõtet ka tänapäeval. Just kristlased elavad Jeesuse Kristuse teise tulemise ootuses, kus täitub lõplikult Miika prohveti kuulutus, mis ütleb: ja tema mõistab kohut paljude rahvaste vahel ning noomib vägevaid paganaid kaugete maadeni. Siis nad taavad oma möögad sahkadeks ja piigid sirpideks. Rahvas ei tõsta mööka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima. Siis istuvad nad igaüks oma viinapuu all ja oma viigipuu all. Ja keegi ei hirmuta neid, sest vägede issanda suu on kõnelenud. Miika 4, 3-4 salm. Ja siin on ka võtmesalmid, mida tasuks meelde jätta Miika raamatu puhul. Ma loen need teile ka ette. Tulge, mingem üles issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta õpetaks meile oma teid ja et me võiksime käia tema radu. Sest Sionist lähtub seadus ja Jeruusalemmast issanda sõna. Miika 4, 2. Aga sina, Betlehem Efrata, olgugi väike Juuda tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kes põlvneb muistespäevist igiaegadest. Miika 5, salmid 1. Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige. Armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga. Miika 6, 8. Kes on Jumal nagu sina, kes annab andeks süü ja läheb mööda oma päris osa jäägi üleastumisest, kes ei pea viha mitte igavesti, vaid osutab armu, kes alastab jälle meie peale, tallab maha meie süüteod. Sina heidad kõik meie patud mere sügavustesse. Miika 7, 18-19. Ja taaskord on teil võimalus arutleda tänase loengu ja selle kuuldu üle. Ja siin on abiks mõned küsimused, millele te võite vastused leida.